Tervel Eestil on põhjust tähistamiseks, sest järgmise superstaari otsingud on täies hoos. Kuid täna on meil põhjust topelt rõõmustamiseks, sest meie seas on üks sünnipäevalaps. Palju õnne sulle, palju õnne sulle, palju õnne, kallis Vanda. Ma sain endale üllatus sünnipäeva just. Istusin seal tooli peal ja ühel hetkel tuli meile sinna tort ja kõik hakkasid laulma ja siis ma sain lilled ja siis mind visati üles. 18! Ma ei olnud selleks valmis, et ma saan oma sünnipäeva pidada ja ma olin selle enda jaoks kaugemasse tulevikku ära lükanud. Kas ma palun saaksin oma pea? Ja näevatus on siin. Milline tervis. Igatahes ma soovin sulle tervist ja palju õnne. Lisaks oma näoga tordi söömisele tuleb ühel õigel sünnipäeval muidugi ka energiat kulutada. Tere teile! Täna oleme jõudnud siia Trampolino batuudikeskusse ning vaatame üle, mis me siin tegema hakkame. Kõige loogilisem on superstaaridel alustada just kõrgele hüppamisest. Kuidas muidu oma unistuste nimel kuu ja tähed taevast alla tuua. Kui enamuse jaoks tunduvad batuuditrikid ulmelised, siis on ka neid, kes end selles vallas väga enesekindlalt tunnevad. Nimetagem seda valda Kohilaks, kust meie saltomeistrid pärit on. Omal on kodus batuut, vanaema juures on batuut, et seal sai neid saltosi harjutatud ja trikke harjutatud. See oli mitme aasta tagune, kui ma viimati batuudikeskuses või üldse batuudil hüppasin, seega väga tore lapsepõlve meenutus. Vanade heade aegade mälestuseks tuleb muidugi maha pidada ka üks rahvaste pallivõistlus. Seda veidi omapärases batuudikastmes. Rahvastepaalis oli kõige suurem sõda, mis meil üldse siin saates olnud on. Siin näitasid praegu kõik seda, aga tegelikult me ei meeldi üksteisele. Meie võitsime. Punkt. Järgmisel rajal tuleb lisaks punktile appi võtta ka komad, nurksulud ja semikoolonid, sest Trampolino Ninja rajal kisub üsna karmiks. Läheb siin 2 rada paralleelselt. Sinu eesmärk on jõuda teise otsa lõppu välja, ronida üles teisele korrusele ja tulla tagasi. Nad poevad alt, nad ronivad pealt, nad ripuvad võrgus. Kuidas nad seda suudavad? No üldiselt see kõik oli väga lõbus ja tekitas adrenaliini kohe. Seekord pani Ninja raja kinni ikkagi Andreas, keda loodetavasti ootab ees kutse Vanilla Ninja bändi ja võib-olla ka Päästeametisse. Mul oli see eelis, et seal on üks tuletõrjepost ja ma olen õnneks tuletõrjest töötanud aasta aega, nii olen postis saanud alla lasta ikka sadu, kui mitte tuhandeid kordi. Täiesti esmakordselt koorusid aga välja ka varjatud talendid ja seda pingelises poomiheitluses. Mu jõud tuleb südamest. Just siit. Aalika jõud tuleb südamest, aga tema südamesse annab omakorda jõudu pere.